Tere kõikidele Ajulõputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas ei keegi muu kui Jüri Lina. Tere tulemast. Suur tänu. Ja ma arvan, et pikemat tutvustust meil ei ole isegi vaja siin teha. Mina kohe esimese teemana tahan küsida, et te räägiksite oma loost, et kus teil üldse algas kõik see uurimine ja sahkerdamine, see, et Nõukogude Liidust teid välja taheti saata ja kõik need KGB-d ja asjad, et alustame äkki sealt, kus see kõik algas? Jaa, see algas algusest peale, siis kui ma läbi suurte raskuste üldse siia maailma pääsesin. Sest et 49. aasta oli raske aasta. Sigitati mind veebruaris 49. Märtsis toimus küüditamine, märtsi lõpus, just nüüd 77 aastat tagasi sai see aeg täis. Ja siis kadus ka isa ära totaalselt. Ja kunagi tagasi ei tulnud. Ja üle 10 000 inimese viidi ju minema. Ja oli ju niisugune asi, et kui neid teatud inimesi, kes nimekirjas olid, neid kätte ei saadud, siis võeti teised, et arv täis oleks. Muidu saaks Moskva pahaseks. Ja see oli ebaseaduslik, sest okupeeritud riikidest inimeste küüditamine, deporteerimine oli absoluutselt vastunäidustatud. See oli rahvusvahelise seaduse rikkumine. Nii nagu ei tohtinud Eesti noormehi sõjaväkke võtta, okupatsiooniväkke. Nõukogude Liidule ei lugenud see mitte midagi. Nii nagu tänapäeva Venemaale mitte midagi ei loe, ükski seadus ei kehti. Niisiis olukord oli väga raske ja on selge, et kui ema niisugusesse olukorda jääb, siis tuleb ju mõelda sellele, et aga kuidas moodi on võimalik last üles kasvatada. Nii väikse palgaga. Nii et ta ei olnudki valmis seda tegema. Aga stalinistlikus Nõukogude Liidus pärast teist maailmasõda kehtis teatud seadus, et ei olnud lubatud raseduse katkestamine. See oli keelatud ja see võis viia vangilaagrisse. Nii et väljapääsu ei olnud. Ja minu vanaema, tähendab ema, rahustas oma tütre maha ja ütles, et küll me selle tulevase inimese üles kasvatame, kuidagi moodi ikka saame. No läbi raskuste tõesti. Pool näljas. Ja väga rasketes tingimustes sai siis siia maailma tuldud ja nähtud seda ja muidugi see, mida ma kogesin ja nägin, oli täiesti vastu karva. Ja ma usun, et igale normaalsel inimesel oleks olnud vastu karva. Ja eriti, kui minu kohta öeldi, et ma olevat eriti tundlik laps, siis võite ette kujutada. Mind tõmbas ilu ja headuse poole. Ilusad asjad, ilusad maastikud, kõik ilus mulle meeldis. Rääkimata, et ma kunagi ei teinud kellelegi halba, ei tahtnud teha halba. Ja kõikidele inimestele see asjaolu ka ei meeldinud. Organid on maailma kõige toitainerikkam toit. Palju vitamiine, mineraale, ensüüme, aminohappeid ja kasulikke rasvu. Võrreldes sünteetiliste toidulisanditega on organid naturaalsed ja väga kergesti omastatavad. Nutriest on Eesti bränd, mis toodab tippkvaliteediga maheveise organitest toidulisandeid, mis on 100% naturaalsed, ilma täite ja lisaaineteta. Nende külmkuivatusmeetodil säilivad ka kõik kasulikud omadused, nii et kui soovid tunda ennast energilise ja elurõõmsana, pööra pilk nende kodulehele, milleks on nutriest.eu. Kood Angela annab sulle lausa -20% soodustust. Suur aitäh Nutriestile seda podcasti sponsoreerimast. Ja ma imestasingi, et väga paljud inimesed olid väga kurjad. Eriti mulle ei meeldinud mehed. Sest et ma pidasin mehi millegipärast eriti kurjadeks olevustes. Ma nägin, kuidas nad kohtlesid oma lapsi.
ja olin osaliselt õnnelik, et mul isa ei olnud. Et mul jäid nahatäied saamata. Nii et niisugune väga jahmatav elulugu, kuni siis tuli kooli minna ja hakati sundima küll oktoobrilapseks, küll pioneeriks ja mul oli väga lihtne vastus neile. Aga nagu ma olen aru saanud, on see väga tublidele lastele. Mina olen üldsegi mitte tubli ja mulle ei sobi see. Mina ei tooks niisugusele liikumisele, organisatsioonile au ega kuulsust. Nii et mina jätan astumata. Nii et juba kooli ajal hakkasid vastu? Ma leidsin vastused, millele nad vastu hakata ei saanud. Ja võtsin väga kiiresti omaks nende stiili. Sest nad valetasid, luiskasid, aga muidugi, et nii palju kuri inimesi oli, see oli ka väga üllatav, sest et hiljem, kui Eesti oli vabaks saanud ja ma tulin siia tutvuma oma toimikuga, mis oli üle 5000 lehekülje, kus oli igasugused kaebekirjad sees, kus oli palved, et mind ära toimetatakse kuskile Siberi vangilaagrisse, sest ma segan nõukogude inimeste rahulikku elu. See oli nüüd siis aastal, mis? Ja ütlesid niimoodi lihtsalt, et näiteks kui ma olin Nõo keskkoolis pidanud loenguid, siis direktor kirjutas KGB-sse, et füüsikaõpetajatel on väga raske tundi anda, sest tal puuduvad vastused nendele küsimustele, mida õpilased esitasid pärast Jürilina loengut. Õpetajad ei osanud vastata. Kui vanad olite siis? 21, 22 ja niisugune lugu. Nii et ühesõnaga vaikselt tasa hiljukesi ma arenesin selles suunas, et arendada välja oma andeid ja võimekusi. Kus te tollel ajal informatsiooni saite raamatutest? Mina olin raamatu hull. Mina hakkasin kohe algul lugema raamatut, näiteks mina juba põnnina jooksin emal seeliku sabas ja ütlesin, et ema loe. Ja ema sai pahaseks ja ütles niimoodi. No õpi ise lugemine selgeks ja loe ise. Ja mul ei andki midagi muud üle. Sest ma tahtsin teada, mis nendes raamatutes seisab. Ja näiteks üks minu lemmiksarju oli seiklusjutte maalt ja meret, sest seal sai teada palju maade kohta, igasuguste muude nähtuste kohta, mida alati tavalises raamatus ei olnud. Ja näiteks koolis tekkisid mul sellepärast vahel raskusi, üldiselt õpetajatele meeldis see stiil, et ma rääkisin asjadest, mida õpikus ei olnud. Ja siis geograafiaõpetaja ütles niimoodi. Okei, Jüri, täna ma siiski panen sulle 4, sellepärast, et sa ei ole raamatusse vaadanud, õpikusse. Sa oled kõik need andmed on õiged, mis sa rääkisid, aga need ei pärine õpikust. Ja et sa vaataksid vahel ka õpikusse, siis ma panen sulle 4. Ja niisuguse asju ka juhtus. Aga üsna varakult oli mulle selge, et see, mida meile räägitakse koolis ja nedasi, on valelik. Aga veel väga palju jäi mul õppida, et lõplikult aru saada niisugusest asjast, et peaaegu kõik, mis meieni jõudis, oli vale. Propaganda ja näiteks alles Rootsis tutvudes erinevate alade esindajatega, kes olid kõige väljapaistvamad esindajad, näiteks üks arst, doktor Margareeta Helsten, kellelt ma väga palju õppisin ja kuulsin vitamiinide tähtsusest. Just tahtsin, et teda on palju mainitud varjatud tervisevalemi raamatus. Just, ja siis
siis ma mainisin näiteks seda, mida meile Nõukogude koolis õpetati bioloogiatunnis, et miks me näiteks nii pikaks kasvame. Tänapäeva noored on pikemad kui varem ja õpetaja seletus oli siis selline, et Nõukogude toit on väga tõhus, see on väga toitev ja sellepärast noored kasvavadki pikemaks. Ja doktor Helsten hakkas selle peale naerma ja ütles, see on täiesti vale. See on vastupidi, et toit on niivõrd halvaks läinud, et tekib ainete puudus ja üks nendest ainetest on molübdeen. Ja kui naisterahvastel tekib molübdeeni vaegus, eriti siis, kui ta on lapseootel, siis lapsed, ühesõnaga looted muutuvad nii suureks, et tekib raskusi sünnitamisel juba. Ja loomulikult siis niisugused lapsed kasvavad väga pikaks molübdeeni vaeguse tõttu. Ja see vastus oli hoopis midagi muud, kui see, mida valetati Nõukogude koolis. Ja kõik muud asjad, mis Nõukogude koolis tuli, praktiliselt 95% olid valed. Ütleme, geograafias me teame, et kaarte võlsiti, ka Eesti kaart oli võlsitud näiteks, eks ole, nihutatud siia poole ja sinna poole, et ei saaks pioneerida ja kõiksuguseid muid lollusi, mida tehti, aga ka väga paljud teistes ainetes. No, kas me saame üldse võtta mingi aine, kus ei valetata üldse? Ei olegi vist siuke, matemaatika seal vist. No jah, seal on teatud seadused. Füüsikas on teatud seadused ja neid peab järgima, seal ei ole võimalik. Võtame näiteks ajalugu. Aga no ajalugu on totaalselt vale, 100%. Me ju siin enne just rääkisime Shakespeare'ist. Et teil on uus skandaalne plaat välja tulnud lausa. Ja räägige natuke sellest. Ja inimesed on harjunud, et no läänemaailmas ikka räägitakse õigust, aga minu kogemused on näidanud, et ka seal ei räägita õigust. Ja nüüd, kus on väga kerge pääseda dokumentidele ligi ja saada kätte materjali, siis on meil võimalik uurida. Mul on niisugune raamat olemas nagu Eemaldumine Kartaagusse. Ja see on romaan, sest teatud asju, inimesed ei ole teatud asjadega harjunud ja siis ma ei saa seda kirjutada veel, nagu öeldakse, faktivormis. Aga ma saan seda teha ilukirjanduslikuks, kujundlikuks teoseks ja seal ära näidata, inimesed saavad ise aru, et tegu on faktidega, mida ma näitan ja millest ma räägin. Ja oligi niisugune lugu, et ma mõtlesin välja ühe loo ühest tegelikust inimesest, ühest väga andekast Eesti heliloojast ja ma panin ta kummipaadiga põgenema üle Soome lahe ja jõudma siis läänemaailma ja arvates, et nüüd siis tema kaunis muusika saab levima. Aga ei tema ega tema sõbrad ei taibanud, et kui mingisugune trend on, siis see trend on ülemaailmne. Kui on alanud võitlus ilu vastu, ilusa muusika vastu, siis see kehtib igal pool, mitte ainult Nõukogude Liidus. Ja võiks öelda niimoodi, et õnnelikumaid aastaid olid 60-ndad, 70-ndad, mil tõepoolest ilus muusika jõudis kuulajateni ja üks nendest ansamblitest, mida mina kohe algusest peale kuulasin niisugusest piraatjaamast nagu Radio London. Igal õhtul olin kõrv raadio juures ja kuulasin ja ma olin totaalselt heldinud ja jahmunud, et nii ilusat muusikat üldse luuakse, nagu näiteks Eleanor Rigby. Imeline lugu või Yesterday, ilusad meloodiad, lood, mis läksid hinge. Ja
kui ma siis hakkasin aru saama, et on ilusaid asju olemas ja kõik inimesed ei söandanud seda välja tuua ja üks nendest oli Bacon. Üks väga tähtis riigimees Inglismaal, kes oli võimult, ütleksime, teine inimene pärast kuningannat. Ja hiljem selgus, et see mees, Antony Bacon, oli tegelikult kuninganna sohilaps. Tema isa on teada Dudley, Leicesteri kõrgaadlik ja ta sai väga hea hariduse, oskas väga paljusid keeli ja aga tal ei sobinud avaldada, et ta on luuletaja, et ta oskab värsse kirjutada ja selleks oli tal vaja variisikuid või ühte variisikut. Ja esimene oli üks noor poiss, kes laenas oma nime talle ühe kalendri avaldamiseks. Ja siis järgmine mees oli Marlowe. Ja see nimi muutus väga kuulsaks tervel Inglismaal. Ja keegi ei osanud arvata, et selle taga seisis üks kõrgaadlik, kes kirjutas tema nime all. Aga siis, ja ta oli ühtlasi kuninganna agent, tegutses spioonina välismaal, tema oskas natukene võõrkeeli, siis ta pidi seda tegema, ta oli ka käinud ülikoolis ja õppinud seal keeli. Ja mis siis juhtus? Mingisugune kõrtsikaklus korraldati ja selle käigus olevat Marlowe surma saanud. Hiljem on tulnud andmeid, et ta õnnestus põgeneda Itaaliasse ja elas seal edasi, aga tema nime ei saanud enam kasutada. Ja siis leiti üks joodikus näitleja, väga andetu tüüp, kes näiteks teatrilaval esinedes suutis kehastada üks lihtsamaid osi, nagu näiteks Hamleti vaimu, isa vaimu. See oli kõik, milleks ta oli võimeline. Kirjutada ta praktiliselt ei osanud, tal ei olnud kirjutamisharjumust igal juhul, sest et need allkirjad, mis ta 6 dokumendile, mis on säilinud, on allkirja andnud, need olid tindiplekke täis. Ja mis oli kõige huvitavam, kui ta siit maailmast lahkus, see näitleja, kelle nimi oli siis William Shakespeare, siis tal oli kõik asjad kirjas testamendis, mida ta tahtis pärandada, ka mingisugune luguvoodi. Aga mitte ühtegi sõna ühegi soneti käsikirjast või näidendist, et need autoriõigused nagu läheksid kellelegi. Mul on ka testament valmis, aga mul esimeses järjekorras on autoriõigused. Nii nagu Toivo Kurmeti testamendis oli autoriõiguste pärandamine mulle. Kõik see oli, tähendab ju kirja pandud. Ja nüüd Shakespeare'il ei olnud seda kirja pandud. Nii et see, mis meile koolis Shakespeare'i kohta on õpetatud, on see on kõik bluff, otsast põhjus. Ja siis me ei tohi unustada veel ühte asja. Sellel samal Baconil, näiteks kui tal oli isiklik kood ja see kood oli 33 ja ühes näidendis, et see kood välja tuleks, siis ta 33 korda ühel ja samal leheküljel kordas sõna Bacon. Ja oligi 33 korda, kusjuures siis, kui me vaatame nende ridade alguses olevaid tähti, esimest tähte, siis kui me loeme sealt ülevalt alla, siis me saame nime Bacon. Miks peab mingisugune joodikust näitleja välja tooma
ülimalt andeka inimese nime Bacon, mis tal sellega pistmist oli? See oli üks asi, teine lugu, et tal ei olnud säilinud mitte ühtki näidendi käsikirja. Mitte midagi ei olnud. Kui ta kirjutadagi ei osanud. Et keegi oleks mingisuguseid mälestusi kirjutanud. Mitte ühtegi asja ei ole. 0. Kui me siin juba andetutest näitlejatest ja valeinfost räägime, siis äkki võtame korraga selle radioaktiivsete burgerite ja Märt Koigi teema. Jah, erakordselt andetu näitleja ei tule toime oma leiva teenimisega, siis ta mustab teisi, mis näitab, et ta on ka õel. Ta on andetu ja õel, aga tavaliselt need asjad käivadki kokku, sest et ma olen tähele pannud, et ilusad inimesed on kuidagi kaldu headuse suunas. Ja üldse ilu tõstab nagu meis esile teatud häid jooni. Ja isegi niisugusi jooni, nagu ma mäletan Hispaanias ükskord üle mägede sõites Gibraltari suunas, imeilusad vaated olid ja ma sõitsin oma sõbraga, Steve'iga, üle nende mägede ja siis ta lihtsalt ei saanud vahepeal. Ta pidi auto seisma jätma, hüppas autost välja ja ütles oi, sest see oli niivõrd hingematte vilu. Sõna otseses mõttes sa olid nagu mingisuguses looduse kammitsas, võlu oli siin täitnud totaalselt ja nii on kõikid ilusad asjadega, muusikaga sama lugu. Need teaduslikud katsed on juba tehtud, et kindlaks teha, kuidas muusika avaldab inimestele mõju ja selgub, et ilus muusika, harmooniline muusika avaldab ajule ja inimese arengule positiivset mõju ja kole muusika, disharmoonia, dissonantsid avaldavad negatiivset mõju, väga negatiivsed, kui inimesed ainult teaksid, isegi nii negatiivsed, et raske rocki viljelejad on laval surnud. Süda ei ole vastu pannud enam. Ja nii edasi. Nii et ühesõnaga kõik niisugused asjad. Ja kui inimene on kotielanik, see tähendab muust maailmast ära lõigatud, midagi ei loe, on täiesti rumal, siis talle teatud asjad lihtsalt ei mahu pähe. Ja ma olin ju teinud oma viimase filmi, selle nimi on Kaemus. Ja see on täitsa uus. See on täiesti uus, väga värske film, tulnud praktiliselt paar päeva tagasi plaadile, DVD-le. Ja kõiki neid DVD-sid, plaate, raamatuid saab sinu kodulehe kaudu soetada. Jah, ja. Ja siis seal on üks niisugune teema, kus meie selle maailma vägevad on väga palju kurja toime pandud. Sõna otseses mõttes raskeid roimi. Valede abil muidugi naised heatahtlikud inimesed lasevad ennast tüssata. Sellepärast ma olen üles kutsunud inimesi, püüdke asju läbi näha. Kui te midagi kuulete, ärge uskuge, vaid kontrollige. See mõttekäik on väga huvitav just selles mõttes, et see sama asi, kontrollige, pärineb ühelt väga suurelt filosoofilt, ühelt kõige suuremalt läbi aegade ja see on Pythagoras. Ta oli helilooja, ta oli arst, ta oli filosoof ja loomulikult matemaatik ja nii edasi. Ja tema ütles siis niimoodi, ärge uskuge kõike, mida te kuulete või loete, kontrollige. Ja mina olen muutunud niisuguseks hämmastavaks olendiks, kes mitte midagi ei usu. Ma ei usu mitte midagi. Ma kõike kontrollin ja meelsasti paar korda. Ja kui on dokumentaalne alus, nagu tihti ma olen leidnud, siis meelsasti mitu erinevat allikat. Ja siis selgubki, et need asjad on hoopis teised. Muide, selle sama Baconi motto, isiklik motto oli see inimene, kes on suutnud ennast varjata,
on elanud hea elu. See oli tema moto. Ja ta varjaski ennast erinevate nimede taha. Nüüd aga, kui Märt Koigile ei mahu teatud asjad pähe, siis ta lihtsalt lahmib. Aga on ilmunud raamatud, mida tema ei ole lugenud ega näinud, kus on ära toodud fotod, materjali, dokumentatsioon, millest tal ei ole õrna aimugi. Ja loomulikult see hamburgerite asi oli üks lugu, aga šokolaadid, mis olid uraani täis näiteks. Inimesed surid selle tagajärjel. Ja paljud muud toiduained, naistele huulepulgad, kõik niisugused asjad, kõik olid radioaktiivsed. Ja see oli 20. 30. aastatel tavaks. Joogivesi oli mürgitatud ju. No tänapäeval ka ju. Jah, aga mitte radioaktiivsete ainetega. Tookord kasutati radioaktiivseid aineid peamiselt raadiumi ja ma leidsin, et see on niivõrd koletislik kuritegu, et sellest ei saa jätta vaikimata. Ja algas see juba 1918, kui tekitati niinimetatud suur epideemia, tookord nimetati epideemiaks ja see oli siis esimene versioon oli seagripp. Siis mõisteti, võimukandjad mõistsid, et inimesed ei usu seda. Siis muudeti see nimi ära ja öeldi, et tegu on Hispaania gripiga, kuigi Hispaanial ei olnud sellega midagi tegemist, sest et esimesed niinimetatud puhangud puhkesid ühes Ameerika Ühendriikides sõjaväebaasis, kus inimesi hakati vaktsineerima ja mitte mingil juhul siis selle Hispaania gripi vastu, vaid ajukelme põletiku vastu. Ja kus sõdurid olid sunnitud käsule alluma, nad ei saanud vastu hakata ja on dokumenteeritud juhtumid, kus nad varsti pärast vaktsineerimist hinge heitsid, kukkusid maha ja valmis. Ja see on kõik väga hästi dokumenteeritud Ameerika Ühendriikide tervishoiuorganisatsioonides. Millegipärast ei taheta siin sellest üldse rääkida, vaid korrutatakse metsikuid valesid. Ja no ma rääkisin šokolaadist, aga kõiksugused teised toiduained, rõivad, isegi püksid näiteks, moepüksid, need olid kõik radioaktiivsust täis. Ja siis kõige hullem juhtus ju pärast teist maailmasõda, kui korraldati ekskursioone Las Vegasest Kõrbesse, kus toimusid atomipommi plahvatused. Ekskursioon. Kuidas? Ekskursioon. Ekskursioonid sinna, just nimelt. Et see on täiesti kahjutu. Midagi halba ei juhtu ja inimesed sõitsid huviga, bussid väljusid regulaarselt, maksid oma raha ära, sõitsid kohale, vaatasid, mustad prillid pidid pähe panema, et sa pimedaks ei jääks sellest eredast valgusest. Sest sa ei tohi ju ka päikese peale vaadata, on ju nii ükski normaalne inimene juba lapsest peale mõistab, et päikese peale vaadata ei tohi otse. Ja siis hiljem teavitati avalikkust, et oli tehtud viga ja inimesed hukkusid nendel katsetel ja ametlik arv on ka toodud välja 10 000. Sai nendel ekskursioonidel siis ühesõnaga pärast seda arenesid ju haigused kiirguse tagajärjel. Need said surma. Miks Märt Koik selle vastu ei protesti? Miks ta sellest ei räägi? Sellepärast, et ta ei ole midagi kuulnud sellest, ta ei ole näinud, ta ei ole isegi näinud reklaamikuulutust, mida ma olen kõik igalt poolt välja otsinud. Näiteks Rootsis on metsikult palju reklaami, plakateid arhiivides olemas. Jooge tervise vett. Väga radioaktiivne. Inimesed surid, aga mitte nii, nagu Märt Koik kirjeldab, et see ei olnud ju mitte midagi ja ei olnudki üldse ohtlik ega midagi. Hamburgerid ei olnud loomulikult, vaid see oli reklaamitrikk ja kõik puha, umbes midagi, üks lollus ajas teist lollust ära. No see on rumalate
vähe lugenud inimeste ütleksime haigus. On olemas haritud inimesed ja haritud inimesed. Ka suur vahe on. Need on need, kes ühesõnaga aduvad asju nii, nagu nad tegelikult on. See tähendab, neil on läbinägemisvõime. Ja väga paljudel kahjuks seda ei ole. Ja kusjuures saadakse kurjaks, saadakse pahaseks, kui juhitakse tähelepanu nende harimatusele. Aga me kõik oleme inimesed. Me oleme tulnud siia selleks, et õppida ja et teised võiksid meilt õppida. Sest et meil on teatud omadused kaasas ja teatud inimestele teatud omadused ei meeldi. Ja meil on olnud ju väga handekaid inimesi Eestis. Toon ainult ühe näite. Militsa Korjus. Fantastiliselt laulis, puhtalt ilusasti. Ja ütleme, kui võtame siin nõukogude ajast Georg Ots, eks ole. Aga kõige jahmatavam näide on ju Jaak Joala. Piisas üks kord talle loo ettemängimisest ja ta laulis veatult selle järele, ilma ühegi vale noodita. Tänapäeval on väga palju niinimetatud noori lauljaid välja ilmunud, kes ei suuda laulda, kes ei suuda tooni välja võtta. Näiteks ma toon veel ühe niisuguse näite, kõvasti on üles kiidetud Netšajevat, eriti pärast Eurovisioonil esinemist, et vaadake, milline vapustav hääl ja koloratuur sopran ja nii edasi. Aga ainult muusikainimesed või need, kes muusikat hästi tunnevad, suudavad ära tabada selle, et näiteks kui ta televisioonis esitas öökuninganna aariat Mozarti ooperist Võluflööt, siis ta laulis valesti. Ja nüüd ma saan ka aru, miks ta ei tahtnud Toimo Kurmetit laulda. Toimo Kurmetil on üks fantastiline laul, Klavikord on selle nimi, mille puhul üks Rootsi parimaid lauljatare, kes mulle isiklikult ütles, et seda Kurmeti laul oli väga raske laulda. Ma pingutasin kogu jõust, et tooni pidada. Ja ma pakkusin talle Eesti varianti laulda sellele Netšajevale. Ei tulnud vastustki, nüüd ma saan aru, miks. Ta sai aru, et ta ei võta neid toone välja. Ta laulaks väga valesti. Nii et tänapäeva noori on raske kuulata. Hiljuti tehti võimast reklaami niisuguses saates nagu Ringvaade. Ja see oli siis lambivalgus, mingi 16-aastaste poiste muusikarühm, keda mina nimetaksin müramasinaks. Väga kole, ühesõnaga nad laulavad kõvasti ja valesti. Ja ma ei saa aru, miks peab siis nagu sellist muusikat propageerima, levitama. Mina sellest aru ei saa, sest ma ei tunne sellest mingit rõõmu ega lõbu. Ma naudin ilusat muusikat. Näiteks tänapäeval üks suurimaid meloodiameistreid, kui omal ajal või selleks nimetada Toivo Kurmetit, oma imeilusate meloodiatega, siis tänapäeval on Gian Piero Reverberi, Itaalia helilooja, kes endiselt loob. Saksamaalt ma sain tema plaate osta ja ma olin heldinud, kui ma seda kuulasin. Ja ma mängisin Toivo Kurmetile ka ette ja ta ütles, et imeilus muusika. Ma ütlen sulle, sa pead siit šnitti võtma. Ja teine lugu oli siis selline, et Rootsis ei korraldata niisuguste imeilusate meloodiate kontserte. Ja kui ma jälle avastasin, et kusagil toimus, kas Lõuna-Saksamaal või Šveitsis ansambli või õigemini orkestri Rondo Veneziano kontsert, kus
maestro ise oli kohal, Gian Piero Reverberi, mängis imelusat muusikat, siis ei olnud teisiti võimalik, kui ma võtsin mõned sõbrad kaasa, ühesõnaga laadisime auto täis, me olime 4-5 inimest ja sõitsime kontserdile. Või siis kui me käisime Šveitsis, siis lendasime lennukiga Zürichisse ja siis läksime ühte väikesesse linnakesse, seal keskväljakul toimus see kontsert. Ja mis mulle väga jahmatavat ime pakkus, üks linna kass kooserdas ka ringi, aga see sättis ennast mugavasti kuulama lava lähedale ja kassi näost oli näha, et ta nautis iga heli. Ta nautis seda imelusat muusikat ja öelda, et ainult inimene suudab ilusat muusikat nautida ei ole õige, sest on tehtud katseid, kuidas näiteks taimedele mõjub ilusa muusika mängimine ja kuidas mõjub selle koleda muusika mängimine kasvavatele organismidele. Ka loomadele, sest loomad tunnevad täpselt samuti muusikat, head muusikat ära nagu inimesedki. Nii et väga palju niisuguseid huvitavaid asju. Maailm on saladuslik, salapärane. Ei ole juhuslikult mõjuvaid asju. Ma toon niisuguse näite. Kui lõpuks KGB-l minust kõrini sai, sest et nagu nad kaevasid, no mida me selle Jüri Linaga peame tegema? Ta ei riku ühtki meie seadust. See tähendab, et isegi provokatsioonid ebaõnnestusid. Nad pöördusid mõne minu tuttava poole ja ütlesid niimoodi, et vaadake sinu mõned nõukogude vastased materjalid. Võtke ja viige talle koju need. Ja meie tuleme siis 10 minuti pärast. Ja siis avastame selle, me saame ta vastutusele võtta nõukogude vastase kirjanduse hoidmise ja levitamise eest. Ja siis see inimene, mul olid niivõrd ausad ja korralikud inimesed minu sõpruskonnas, sest ma lurjustega ei suhelnud. Kuidagi nagu vastumeelt olid kõik ebaausad inimesed. Ja siis see inimene vastas, vaadake, mina ei ole politseinik. Ütleski, ma ei ole politseinik. Politseitööd tehku politseinik. Mina olen astronoom ja ma ei tegele niisuguste asjadega. Nii et mina mingisuguseid materjale kellegi juurde koju viima ei hakka, seda enam, kui materjalid on ebaseaduslikud. Niisugune huvitav lugu, nii et ma sain väga palju asju lugeda oma toimikust ja minul tavaküsimus oma sõpradele oli umbes, kui me tavaliselt kord nädalas saime kokku, mida sa selle nädala jooksul head oled teinud? Sest meid tõmbas heade inimeste poole. Näiteks Vene filmirežissöör Andrei Tarkovski, maailma absoluutselt parimaid, kellega ma kogu aeg suhtlesin. Ja minust on ta kirjutanud oma paksus päevikus. Minu kirjavahetus ilmus mõni aasta tagasi ühes väga paksus raamatus Tarkovski tööst Itaalias oma filmiga Nostalgia ja nii edasi. Ja täpselt niimoodi võibki siis öelda, et mulle meeldisid heatahtlikud inimesed ja Kurmeti muusika võlus mind selle kiirguse eest, tähendab imeline headuslik kiirgus. Ja ma tegin temast ka ju filmi ja selles filmis ma rõhutan just seda imelist, maagilist võlu ja mõjujõudu, mida see muusika pakub. Nii et paljud inimesed ei ole üldse kuulnud seda nimegi, Toivo Kurmet. Eestis ei tunta, nii nagu Raimond Valgret. Raimond Valgret hakkasid populariseerima džässiringkonnad, sest ta kirjutas ju džässilikus laadis. No ma arvan, et nüüd inimesed, kes teid jälgivad, siis nad Toivo nime juba teavad. Ma loodan küll, et nad on avastanud selle muusika ja nad saavad teatud naudingu. Neile meeldib see ja muusika on selle jaoks, et meile naudingut pakkuda. Meil on palju niisuguseid asju, mis on kasulikud naudingu seisukohalt. Mõnedele meeldivad väga maiustused näiteks. Aga
näiteks nad ei tea niisugust asja, paljud teavad õnneks, ma olen kuulnud juba, et suhkur, valge suhkur teeb vere paksuks ja paks veri kutsub esile südameinfarktid ja kõik muud asjad. Haigused. Ja teeb palju muid halbu asju, millest ma tavaliselt oma loengutel ka olen rääkinud. Materjal, mida ei taheta üldse levitada. Ja kui suure tähtsusega on C-vitamiini tähendab mõju inimestele. Sellepärast, et omal ajal, kui C-vitamiin oli peaaegu tundmatu, siis juhtus ju küll ja küll surmajuhtumeid. Inimesed, kes läksid kauaks ajaks merele ja neil ei olnud ühtegi toiduainet kaasas, kus võis leiduda C-vitamiini, ei hapukapsast ega sidrunit või mandariine või apelsiine, siis mis juhtus? Nad surid. Ja näiteks on registreeritud ühel aastal 10 000 meremehe surm. Et C-vitamiini vaeguse tõttu. Ja siis ilmus välja üks mereväe kirurg, kes uuris pikemalt seda asja ja lühemalt vaatas siis järele, et milline võiks olla see päästeabinõu ja avastas siis, et kaptenid peaksid võtma kaasa laevale apelsiine ja sidruneid ja selle peale naerdi. Arstid naersid välja selle kirurgi. Vaadake, milline lollakas. Aga see mees oli väga tark, aga tema nõuannet ei võetud kuulda. Olukorrale tegi pöörde üks kapten, kes mõtles, et ma vaatan järele. See ei võta minu küljest tükki, aga ma vaatan järele, mis juhtub, kui ma annan käsu laevadele kaasa võtta apelsiinid ja sidrunid. Mitte ükski meremees enam ei surnud. Mitte ükski. Ja siis hakkasid teised kaptenid ka seda tegema ja siis hakkasid arstid kukalt kratsima ja mõtlema, et sellel jutul peab tõepõhi taga olema. Sest tõesti ükski inimene enam ei surnud, sest skorbuut oli jõle haigus. Tähendab, kõigepealt hakkasid hambad logisema, need kukkusid välja, igemed hakkasid veritsema ja see kõik tähendas ühte väga jubedat haigust, skorbuut. Aga see on ainult selle esimene aste. Edasi ei ole teile räägitud, mis edasi juhtub, kui C-vitamiini vaegust on, ütleme, natukene suuremas vormis. Ametlikult on ju soovitatud umbes 80–90 milligrammi C-vitamiini päevas. See on naljanumber ju. See on täpselt see kogus, mis on tarvilik, et skorbuuti ära hoida. See on täpselt välja arvutatud. Aga kõik muud asjad, need jäävad nagu 7 tuule kätte. Ja mis siis juhtus? See sama asutus, Ameerika Ühendriikide tervishoiuorganisatsioon, kust on välja saadetud need eeskirjad, et inimene võiks võtta päevas 70–80 milligrammi C-vitamiini. See sama organisatsioon on välja saatnud ühe eeskirja teaduslaboreile nendele loomadele C-vitamiini manustamiseks, kes ise ei suuda C-vitamiini toota. Enamus loomi või enamik loomi tähendab toodab ju ise. Kassid ja koerad ja need kõik, kits näiteks, on täpselt järgitud, et kui ta on stressis, siis ta toodab rohkem. Ja kits võib toota kuni 7–8 grammi C-vitamiini päevas. Ma mäletan aastaid tagasi, kui meil see suur pandeemia siin oli, siis te ka soovitasite hästi C-vitamiini tarbida ja eriti siis nendel, kes olid endal selle hullu süsti teinud, mis need kogused seal siis olid? See oli samamoodi mitukümmend tuhat ühikut. Ja välismaal tarvitati väga suurtes kogustes C-vitamiini, aga nüüd me jõuamegi selle väga huvitava asjaolu juurde, et kui
seda C-vitamiini hakati lähemalt vaatama, siis tulemused olid jalust rabavad ja siis tuli ühele arstile pähe see aine maha teha, totaalselt maha teha, sellel ei ole mingit mõju. Mul on olemas üks salvestus, see on Eesti televisioonist võetud lugu, intervjuu, mille ma kirjutasin maha, sõna-sõnalt kirjutasin maha ühe Eesti arsti jutu ja mu terviseraamatus on see ära toodud, see tsitaat koos nimega. Ja tema ütleb niimoodi, C-vitamiinil ei ole mitte mingisugust mõju. See on sama nagu vaadata täiskuud või siis olla loode tuule käes. Absurdne jutt, kui ta suudab ära hoida skorbuudi. Ja ta ütles ka, et täiskuul ei ole mingit mõju, juba see jutt on vale, harimatu jutt. Miks? Sellepärast, et täiskuu avaldab ju meile mõju, praktiliselt. Ja kuidas veel? Ja nii et juba see jutt on vale, seda võrrelda siis niisuguse asjaga nagu C-vitamiin. C-vitamiinil vaatab suurem mõju kui täiskuul, eks ole. Ja nüüd siis jõuamegi selle väga olulise momendi juurde, et järgmine etapp on veresoonte haigused. Puhas C-vitamiini vaegus. Mitte midagi muud. Ja on fantastilised teadusuurimused on avaldatud raamatu vormis, uurimuse vormis. Ja lõpp on ka olemas sellel asjal. Ikka sama põhjus C-vitamiini vaegus. Suhkruhaigus. Lõpuks läheb suhkruhaiguseni ja kui suhkruhaigus tuleb, siis seal on ka omad lõpud, eks ole. Pimedaks jäämine, kõik muud asjad, eks ole, gangreen ja nii edasi, kuni surmani. Surm. Kõik C-vitamiini vaegusest. Ja kui eesti keeles on avaldatud ühe maailma väljapaistvaima C-vitamiini uurija raamat ja seda ei ole kahjuks enam saada, nii et ei ole mõtet küsida, aga mis pealkiri on? Aga C-vitamiin, kõigi haiguste ravi on see pealkiri. Ja see on väga huvitav just selles mõttes, et seal on üks juhtum sees, kus üks arst võttis vastu ühe tütarlapse Ameerika Ühendriikides, kes oli mürkmao käest salvata saanud ja tal ei olnud vastu mürki käepärast võtta. Aga ta oli kusagil kuulnud või lugenud, et suured kogused C-vitamiini neutraliseerivad igasugused mürgid. Ja ta otsustas anda 12 grammi sellele tüdrukule. 12 grammi, see on 12 000 milligrammi. Ja tütarlaps oli järgmisel päeval taastunud. Ja siis oli selge, et C-vitamiinil on tohutu suur mõju. Sellel on mõjuvõim neutraliseerida mürke. Ja näiteks ma võin värske näite tuua, ma olin veebruaris talvepuhkusel, ma käin ainult talvepuhkusel, sellepärast et siin on külm ja hirmus ja kaon ära 3 nädalaks umbes, tavaliselt Kagu-Aasiasse. Ja siis, aga vees viibides on teatud ohud ja üks nendest ohtudest on siis need olendid, kellel küll aju ei ole, aga kes võivad pahandust tekitada, kõrvema meduusid. Ja nende puudutamine ainult juba tekitab sulle mürgituse. Ja ühe sõbraga olin siis sellel puhkusel ja ta oli ettevaatamatu, vesi ei olnud nii läbipaistev, ma arvasin, et meil on parem täna mitte vette minna. Vesi on läbipaistmatu ja tuul on sogaseks selle teinud ja mingisugused vetikad on kusagil äitsenud ja need on randa tulnud ja me ei näe hästi, et parem mitte minna. Aga tal oli kahju supluspäevast loobuda. Ja väga varsti kuskil 4-5 minuti pärast oli ta vupsti väljas. Ja ma tulin ka kohe välja vaatama, milles on asi ja siis ta näitas, parem käsi oli kõik verine.
haavu täis ja see oli siis see hirmus olend tekitanud, kõrvemeduus ja mis siis nüüd? Nüüd on vaja ju midagi, mis neutraliseerib selle mürgi, siis ta mürgitas ju ja selle tagajärjel võib surra. Nõrgema immuunsuskaitsega inimene võib surra ära. Ja siis on seal väga tähtis võtta vastavaid asju, näiteks kas või sidrunit või siis mingisugust muud või õunaäädikat, kõiki niisuguse asju. Aga meil oli aloe vera kaasas, võtsime seda, andsime talle ja iga päev tohutus koguses D-vitamiini ja C-vitamiini, ikka 10 grammi vähemalt, isegi 15 grammi. Ja näete, ei saanud üledoosi. Inimesed ju kardavad, et ma saan vitamiinist üledoosi. See on väga huvitav, et selles raamatus, aga ka mitmes teises uurimuses nagu D-vitamiini kohta on need autorid, kes on uurinud aastakümneid neid vitamiine, näiteks D3, mida me päikeselt saame, üledoose kui palju, aga millegipärast need kahju ei tee. Aga niipea, kui me võtame kapsli kaudu, siis on see hirmus kahjulik. Ja mis siis on juhtunud? Mina olen saanud 150 000 rahvusvahelist ühikut D-vitamiini, kui ma olin töötanud. Ja olin täiesti läbi omadega, siis see taastas mind järgmiseks päevaks totaalselt. 150 000 rahvusvahelist ühikut, ma oleks pidanud olema surnud arstide jutu järgi, eks ole. Ja siis C-vitamiiniga on sama lugu. Nende 2 vitamiini kohta on nende uurijad öelnud järgmist. Nendel ainetel ei ole lage. Ei ole lage ja sa võid võtta kui palju tahes, on võetud miljoneid rahvusvahelisi ühikuid. Kujutate ette. Ja mitte midagi halba ei ole juhtunud, vaid vastupidi, ainult head on juhtunud. Kas teie kuskil rääkisite ka sellisest uuringust, kus võeti 3 gruppi lapsi? Ühtedele anti siis seda üledoosi vitamiinidest, teistel oli see normaalne kogus ja 3. ei antud midagi. Ja siis lõpuks seda üledoosi gruppi ei avaldatudki või? See salastati. Sellepärast, et kõige huvitavam on ka see, et näiteks just D3 vitamiini puhul juhtub meie selle maailma vägevatele midagi väga jalust rabavat ja hirmsat. Laste intelligentsus tõuseb. Nii nagu laste intelligentsus tõuseb ka vette sünnitamisel, mille vastu on kuidagi moodi nagu vastu töötatud. Ei ole keelatud, ei ole öeldud, et ei tasu teha. No sellepärast ma selline olengi, ma olen vette sündinud. Et ühesõnaga need inimesed pakuvad võimukandjatele suurt muret tekitavad nad. Pakuvad tõesti mõtteainet, kuidas neid inimesi kontrolli alla saada, aga väga raske on. Ja teine siis, nagu ma ütlesin, on D3 ülemanustamine. See tõesti vallandab teatud mentaalsed jõud. Ja need, kes siis ei ole nii kaugele jõudnud, et nad üldse D-vitamiini võtavad, paljud ei võtagi üldse, aga suvel, juunikuu, juulikuu, võib-olla august ka natukene, siis nad saavad teatud aja möödudes, sest et päikesevinkel peab olema, see, kuidas ta alla paistab, peab olema õige. Me oleme väga kaugel põhjas. Aga siis me saame ka üledoosi tavaliselt. Väga suure üledoosi. 15-20 minutist piisab, et saada suur üledoos. Sellepärast suvel on kõigil kõik nii hästi, jah? Ja rõõmus meel pealekauba ja valge on ja kena on ja nii edasi. Ja võib-olla inimesed on heatahtlikumad ka. Aga siis niisugused fantastilised asjad on olemas ja sellepärast ma olen ka öelnud, et katsuge tarvitada D-vitamiini ja
ja siin eriti niisugune tegelane nagu doktor Joller on ju hakanud jollerdama sõna tõsises mõttes ja soovitama vaktsineerimist. Minuga juhtus ju kohutav õnnetus. Nõukogude ajal ühel perioodil oli vaktsineerimine kohustuslik koolis. Sa ei pääsenud kuhugi. Uks oli kinni ja sind vaktsineeriti ära klassi ees. Ja mis edasi juhtus, see ei olnud kellegi asi, sest nii oli ette nähtud. Ja see oli laste halvatuse vastu. Aga informatsiooni ei olnud ju mul, ma ei teadnud, mida võib üks, ütleme, 8-9 aastane poiss teada. Kui sulle kogu aeg nii valetatakse. Siis nädal aega võib-olla möödus, võib-olla natukene rohkem. Ja siis mul tekkisid käimisraskused, kõndimisraskused, kuni lõpuks ma olin halvatud. Nii et see, mille vastu vaktsineeriti, see hoopis tuli. Väga huvitav artikkel ilmus, mida ma olen jälginud, Ameerika tervishoiuorganisatsioon. See tegelikult ülemaailmne tervishoiuorganisatsioon, keda kogu aeg on propageeritud, teatas, et nende soovituste tagajärjel Filipiinidel oli kampaania laste halvatusvastase vaktsiini sõnaga manustamiseks. Ja selle tagajärjel puhkes tohutu epideemia. Just nimelt selle vaktsiini manustamise tõttu. See seisis ametlikus tsenseeritud, ühesõnaga kõik materjalid on ju tsenseeritud, sealt nagu läks läbi see asi. Ja kui praegu mõned inimesed arvavad, et tänapäeva Eesti on vaba ja tsensuuri ei ole, siis sorry. Tsensuur on väga tugev Eestis, eriti riiklikes nagu öeldakse asutustes nagu ETV ja üldse Eesti Rahvusringhääling. Mind ei kutsuta sinna. Ja kus juures minu tuttavate kaudu on kompetentsed organid, nagu öeldakse. Mulle edasi teatanud, mida ma Eestis käies tohin rääkida ja mida ma ei tohi rääkida. Mida Eesti inimesed võivad kuulda ja mida nad ei või kuulda. Ma tavaliselt ei ole sellest hoolinud. Ainult ütleme teatud tasandil sa pead pidurid panema, sest et igasuguseid kavalaid seadusi on välja mõeldud. Ja kui nõukogude ajal oli niimoodi, et mida me saame talle teha, kui ta meie seadust ei täida, aga ta ei riku ka. Mõtleme uue seaduse. Siis tuleb midagi muud välja mõelda, siis pean mina kohal. Tähtis on see, et me ei riku seadust. Nii, ja nüüd siis rääkisime niisugustest asjadest, kus eks ole arstid annavad meile tarkust. Just kui. Aga ma pean ütlema, et 2 sugulast ja 3 sõpra on Eesti arstide ohvriks langenud. Arstid sõna otses mõttes on nad ära tapnud, kus juures üks Pärnu arst saatis isegi vabanduse mu ühe sõbrale vale diagnoosi määramise pärast. Kui tal ei oleks vale diagnoosi määratud, oleks ilmselt jaole saanud ja päästa. Aga totaalne vale diagnoos ja mul oli sellest väga kahju. Aga võtame Rootsi. Peaks olema nagu haritum ja parem maa. Mul on siin üks leht. Rootsi leht. Ja selle nimi on Aftonbladet, mis tähendab eesti keeles õhtuleht. See on vasakpoolne, sotsialistliku kalduvusega leht ja siin on tohutu suur intervjuu sees, kus räägib professor Agnes Wold. Ja kes tema on? Tema on siis muuhulgas bakterite asjatundja, viiruste asjatundja ja kõik niisugused vigurid. Ja räägib siin tarka juttu. Ja mina loen ja vangutan pead. Sellepärast, et professori jutt on ju täiesti metsa.
ja ma võin siit tsiteerida lihtsalt. Mis ta seal räägib siis? Mida tark professor meile räägib. Ja ütleb siis niimoodi. Ja ta töötab Zolgrenski akadeemias, siis ta on õppejõud, professor, ja ütleb siis niimoodi. Te võite süüa nii palju suhkrut ja magusat, kui tahate, ega see teie tervist ei halvenda. See üldse midagi paha ei tee. Ja samuti te võite igasuguseid vitamiine endale sisse ajada, see teie tervist mingil karvavõrdki ei paranda ja ei ole ühtegi vahendit, mis suudaks teie immuunsuskaitset tõhustada. Kirjutab see või ütleb see professor siis ja ütleb niimoodi, et jah, ei ühtegi ainet ei ole, mida inimesed võiksid kasutada, mis nende immuunsuskaitset tõhustaks. Ütleb siin ilusti ära. Ja mis puudutab siis niinimetatud põletike vastaseid toitaineid, siis see on rohkem muinaslugu. Tema on seda asja kõike nii väga uurinud ja tema kõike teab. Et see on täiesti loll. Helt knept. Täiesti loll on niisugustesse asjadesse uskumine. Ja ta sai 1, 2, 3 niisugust intervjuud teha ka raadios. Ja siis tõusid Rootsi organisatsioonid, terviseorganisatsioonid, mis koosnesid ekspertidest üles. Ja ütles, professor on harimatu. See on lubamatu võltsinformatsiooni levitada raskes ajakirjanduses, suures ajakirjanduses. Lehtedel, millel on 100 000-lised tiraažid, riigis, kus on 10 miljonit elanikku. Kuidas niisugune asi on võimalik? See on täiesti tobu jutt. Ja siis ütlesid, teaduslikud uuringud on sellised ja siis tõid järjest välja. Seal on kõik öeldud täpselt vastupidi. On olemas ained, vitamiinid, mis tõhustavad immuunsuskaitset ja väga oluliselt. Muuhulgas nimetati C-vitamiini. Mis vitamiine te ise igapäevaselt tarbite? Mis kogustes? C-vitamiin ja väga suurtes kogustes. Täna hommikul vara, enne kui ma välja tulin, ma võtsin juba 3 grammi, see on 3000 milligrammi C-vitamiini. Pärast lõunat, enne kui ma lähen lõunale, kusagil 3 ajal, siis veel 3 grammi ja õhtul ka 3 grammi. See on 9 grammi, 9000 milligrammi C-vitamiini. Aga kui ma olen stressis, kui ma kardan, et ma kuhugi ei jõua võib-olla õigeks ajaks kohale või midagi muud niisugust või väga ärevat asja kuulen, siis rändab see asi 12 grammi peale ja vahel olen isegi võtnud 15 grammi. Vahel arva, lihtsalt vahelduse mõttes, ma olen jätnud ennast üldse ilma C-vitamiinita, sest et teatud niisugune tagasimõju on olemas eelmistest päevadest. Aga D-vitamiini ma võin võtta väga suures koguses. Näiteks võib ju teha niisugust asja ka, et D3, see on siis David 3, eks ole, D. Ma olen saanud, nagu ma ütlesin, 150 000, aga mul on olemas Ameerikas toodetud kapslid, mille kogu jõud on 50 000 rahvusvahelist ühikut. Ühes kapslis? Ühes ainsas kapslis. 50 000. See on siis illegaalselt kuskilt saadud või? Seda müüakse Stockholmis ja Ameerika Ühendriikides tervisepoodides vabalt. Muide veel üks väga huvitav asi, Eestis ei taheta ju langetada toiduainete pealt käibemaksu. Samal ajal kui Rootsis on, eks ole, 6–11%. See on langetatud. Eestis aga ei taheta langetada, kõik on üks ja sama. Aga New Yorki, kui te lähete, keegi sõidab ja läheb tervisepoodi,
ja tahab osta vitamiine, siis seal ei ole üldse käibemaksu. 0. Vitamiinide pealt on käibemaks 0. Mis tähendab, et väga odavalt on võimalik saada ja ma olen seda ka teinud, aga muidugi ma võtan ainult looduslikke. Kunstlikku ma ei pea seda eriliseks väärtuseks, ka selle energeetiline väärtus on juba. Nad on ju keemiliselt Ta on inertsed. keemiliselt tekitatud ja nii et ühesõnaga väga tark jutt muide. Sest paljud inimesed ei tule selle mõtte pealegi, et mis on keemiliselt tekitatud, sellel võib-olla ehk ei ole seda jõudu ja nii edasi. Aga nüüd ma tahaksin rääkida nendest omadustest, mis on tekitanud suurt muret Eesti riigis, mis pärast ma ei ole teretulnud. Ma olen näinud kohe, et vastuvõtt on leige kui mitte vaenulik. See on nimelt see, et ma lihtsalt valdan teatud võimeid. Ja üks neist võimetest on väga lihtne asi, ilmekalt lugemine. Seda ei sallita Eestis. Omal ajal salliti, Imbi Valgemäe oli niisugune. Ta ei olnud teatrikoolis käinud ühtki päeva, aga ta luges fantastiliselt näiteks Jüri Parijõe juttu Uued saapad või siis Mari Kisakõri, võib-olla olete juhtunud raadioarhiivist kuulma, mitte ükski professionaalne näitleja siiamaani ei suuda seda järele teha, mida tema tegi Imbi Valgemäe. Ja ta ei olnud professionaalne näitleja, ometigi ta mängis Draamateatri laval. Looduslik anne. Ja fantastiline, et raskel nõukogude ajal see asi läbi läks. Muide, väga huvitav oli see, et kui Eesti sai vabaks, oli see üleminekuperiood. See oli kõige vabam aeg minu elus. Ma sain absoluutselt kõigest rääkida. Ma sain teha ühe kuuldemängu Giordano Brunost, kelle kirik põletas elusalt veebruaris 1600. Ja ma tegin sellest kuuldemängu ja see läks eetrisse. Ja tänapäeval ei läheks sealt midagi eetrisse. No ma just tahtsin öelda, et tänapäeval meil on ju ka sõnavabadus. Sõnavabadus jutumärkides. Sõnavabadus nendele kakistokraatidele, kes Eestis kramplikult võimu külge on klammerdunud. Iga vahendiga hoida võimu ja takistada seda, kes on neist andekam ja nii edasi. Juhtus midagi, mis juhtus, raske on öelda, kas see oli midagi positiivset või negatiivset, aga koolis üks õpetaja avastas, et ma oskan ilmekalt teistele ette lugeda. Ja siis, kui hakkasid näärid tulema, jõulusid ei tohtinud ju tähistada nõukogude ajal, siis jäid nii-öelda tühjad tunnid. Ja õpetajad leiutasid, et kõige parem on seda aega sisustada, kui Jüri loeb teistele lastele ette põnevaid lugusid. Ja siis ma lugesin ja kõik olid jahmatatud, kuidas on võimalik nii ilmekalt ja nii selgelt lugeda, kusjuures igasugused hääled tulevad välja. Erinevad hääled, iga tegelane teeb oma häält ja 15-16 aastane poiss, mida see siis tähendab? No ja igal juhul ma tegin naabritele ka nukuteatrit akna pealt. Kõik asjad olid seal valmis tehtud ja naabrid, kes tahtsid isegi edasi minna, jäid naelutatult paigale, ei saanud edasi minna, sest nad tahtsid edasi näha, mis edasi juhtub, sest ma mõtlesin kogu aeg seda tegevust välja, mis edasi nüüd juhtub ja nii edasi ja nii edasi. Ja nii edasi. Ja nüüd on siis niisugune lugu, et kui minul hakkas elu kibedamaks muutuma ja julged mehed, see tähendab julgeolekuasutus, hakkas kahtlustama, et ma ei ole kõige usaldatavam nõukogude võimu suhtes. Ja et minu üle tuleb sisse seada kontroll, mis totaalselt saavutati 1975. Aasta kevadel. Nimelt aprillikuus, kui minu juures tehti läbiotsimine. Trummeldati ukse taga nii kaua, kui ma sisse lasksin
ja siis öeldi, et miks te RJK töötajaid sisse ei lasknud? Ma ütlesin, mis RJK on? Riikliku julgeolekukomitee. Ma ütlesin, ahah, te olete siis KGB-st. Ja siis, mis teil soovib? Me tahame otsida teie juurest nõukogude vastast kirjandust ja nii edasi. Ma ütlesin, aga mul ei ole midagi niisugust. Ja siis hakati otsima. Otsiti, kõik oli otsitud, midagi ei leitud, üks usuringkondadest tulnud raamat oli. Ja see oli muidugi siis koduköiteline, käsikirjas, eks ole, ja see siis võeti ära igaks juhus. Ja siis jäeti mulle maha läbiotsimise protokoll. Kõik asjad, mida nad sealt tegid, kõik oli siis kirjas ja nii edasi. Ja kapi otsas olid suprafoni klassikalise muusikaplaadid ja üks nendest kukkus maha. Ja siis Valdur Timus, kes juhtis seda operatsiooni, selle nimi oli Kevadine Tartu, oli seda operatsiooni nimi. Tema siis ütles, ega katki ei läinud. Ja siis see kaastöötaja Eskusson, Jaan Eskusson oli selle KGB ohvitseri nime, ütles, ei läinud. Ja kui oleks läinud, siis ma oleks selle välja maksnud. Ma tegin, ajasin silmad suureks. KGB maksab midagi välja, mida ta ise ära lõhub. See on ju midagi hämmastavat. Ja ma olen nüüd siit Eestist kuulnud, et kui lõhutakse ära asju läbiotsimistel, tavalistel läbiotsimistel, siis Eesti riigivõim ei maksa midagi välja. KGB maksis välja, kui midagi katki läks. Nii et teatud vahe on. Olgu kuidas on, aga minul läks teatud asjade tegemisel raskeks. Ma asutasin põrandaluse kirjastuse Agart. Ja avaldasime niimoodi, et läbi masina kirja tegime 5-6 eksemplari. Tähendab, kopeerpaber oli vahel, masinaga sai trükitud neid asju. Ja seal oli siis kõiksuguseid asju, nagu näiteks loomade farm, eks ole, mis on tänapäeval kõigile tuntud, mis tol ajal oli keelatud. See sai välja antud, Solženitsenist sai välja antud Budanaeratus, aga siis palju enda raamatuid, mis ilmusid Tuulo Illise nime all. Ja siis KGB imestas. No niisugune juhkam nagu Lina nüüd küll raamatuid kirjutada ei suuda. See peab olema ilmselt Ilmar Soomere, kes kasutab niisugust nime. Ja aga ilmusid need asjad tookord, aga seal ei olnud midagi poliitilist. Need olid seletamatud igasugused nähtused, muud igasugused huvitavad asjad, mis maailmas on sündinud ja ajaloolised materjalid, mis läänemaailmas on kinnitust leidnud, Nõukogude Liitu ei olnud veel nagu pärale jõudnud need asjad. Siis järgmine etapp oli põrandaaluste luuleõhtute korraldamine Eesti eliidile. Seal käisid siis tuntud klaverikunstnikud, näiteks Helju Tauk ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga kultuuritegelased Tallinnas ja Tartus. Need olid salvestatud magnetofoni lindil ja siis me läbi kõlarite kuulasime. 40 minutit tavaliselt kestus. Ja ma valmistasin umbes 10 tükki, 2 nendest on plaadistatud Stockholmis 1980. Üks Jüri Üdi luulest Tartumus või tähendab, selle nimi oli siis Katarsis Tartumus krampides. Ja teine oli kuuldumus Liblikaväljade puhkemisest. Sõna nägemuse asemel ma leiutasin uue eestikeelse sõna kuuldumus. Et ühesõnaga nagu heliline nägemus Eesti vabanemisest on see lavastus. Eesti parim luule läbi aegade. Kaksikplaat, 1,5 tundi pikk. Ja seda on veel praegugi saada. Keegi teid siis ei peatanud, keegi vahele te ei jäänud nende kokkusaamiste ja põrandaaluste asjatamistega? Ülekuulamised olid. Näiteks kui ma pidasin põrandaaluse filmikunsti loengu Nõukogude filmikunstist ja rääkisin Andrei Tarkovskist, siis peamine küsimus on,
Kas Jüri Lina halvustas Nõukogude filmikunsti kuidagi moodi? Ei halvustanud. Koguni kiitis. Keda, mis? Andrei Tarkovski filme. Sellest peavad ju lugu ainult tagurlikud ringkonnad läänes. Aga vähemalt, et ta ei halvustanud Nõukogude filmikunsti. Mis nad arvasid, et ma olen totaalselt idioot. Kena, ühesõnaga raskemaks läks. Ja eks ma käisin muidugi tihti Moskvas ja tavaliselt ööbisin Andrei Tarkovski juures. Meil oli palju juttu rääkida poole ööni kõiksugustest väga huvitavatest asjadest. Ta tegi väga põnevaid ettepanekuid ja me tegime salaplaane. Eriti siis, kui ta Tallinnasse tuli filmima Stalkerit. Ja salaplaan oli siis selline, et mulle oli juba tehtud ettepanek KGB-st lahkuda Nõukogude Liidust. Ma ütlesin niimoodi, et aga mis põhjusel või kuidas? Kodanik Lina! Te teate ise väga hästi. Ma ütlesin, et ei tea, rääkige, seletage. Ja siis anti mõista, et meil on teist villand. Vastutusele võtta meil ei saa, seda ja teist teha ei saa, siis peate vaikselt tasa ja targu riigist lahkuma. Esitate meile väljasõiduavalduse pärast kõiki neid protseduure ja lähete minema. Ma ütlesin, kas te tõesti mind lasete riigist välja? Me oleme varem ka hulle välja lasnud. Selge, siis oli seletus olemas. Kui on hulle välja lastud, siis üks hull ees või taga. Ja siis anti veel märku, et aga kui te hakkate vigurdama ja ei lähe ära, siis arvestage sellega, et meil alati leidub vabu kohti psühhiaatrilistes kliinikutes. Ma ütlesin selge. Mul on asi täiesti selge. Ja parem oli siis ära minna ja vaikselt edasi tegutseda, kui siin kinni olla. Just, ja siis oligi niisugune lugu, et ma tegin neid põrandaluseid õhtuid ja ka siis püüti selgeks saada, et mis seal toimub. Mis üritused need niisugused on. Eesti Kultuurieliit käib koos ja mängitakse mingisuguseid linte, mis muide ka levisid kassettidel. Ja see on väga huvitav lugu sellega seoses, et kui ma 82. aastal juba Stockholmis elades otsustasin teha ühe lavastuse, mille nimi oli Päevaunel, mis sisaldanuks Eesti luulet, sealhulgas Jüri Üdi ja William Shakespeare'i sonette. No me teame, et see oli Bacon, kes kirjutas. Vähemalt mina tean seda. No nüüd teavad kuulajad ka. ja seda on kerge järele kontrollida, kui vähegi keeli osatakse, eks ole, väga palju huvitavat materjali on ilmunud ka teistes keeltes, eriti itaalia keeles ja prantsuse keeles, siis, sest et näiteks Bacon töötas ju Prantsuse õukonnas aastaid ja ta teadis väga hästi, kuidas kõrgaadel elab. Aga kust pidi Shakespeare seda teadma üksikasjadeni, detailideni, ta ei pääsenud isegi kuningalossi sisse. Veel vähem võis ta teada midagi, kuidas kõrgaadel elab, millised on nende söögikombed ja muud. Ja näiteks, et kirjutada Veneetsia kaupmees, selleks pidi tundma teaduslikke tekste, juriidilisi teaduslikke tekste, kuidas teatud seadused kõlavad, näiteks ladina keeles. Ja seda ei saanud ju teada mitte William Shakespeare. Aga Bacon oli Cambridge'is välja koolitatud õigusteadlane. Loomulikult teadis ta. Nii, et siis ühesõnaga otsustasin siis 82. aastal teha ühe luulelavastuse, mis sisaldab ka William Shakespeare'i sonette. Ma lugesin neid sonette ja aeg-ajalt tekkisid tõrked. Midagi ehedat oli kaduma läinud. Nõukogude aegne tõlge, Rajamets oli tõlkinud, see oli 77, ma usun, oli see tõlgitud.
ja ma võrdlesin seda 37. aasta tõlkega, mis ilmus Eesti Vabariigi ajal. Siis see tõlge oli hoopis teine, tähendab teatud vaimsus oli seal sees, teatud sügavus oli seal sees, mõte, mis nendes nõukogulikes tõlgetes olid kaotsi läinud. Ja ma panin need mõlemad kokku. Ja need on seal plaadil, jah? Sellele plaadile, tekitades uue kujundi. 2 erinevat tõlget, 2 erinevalt pooluselt nagu. Ja tekkis täiesti uus efekt. Siin on palju muusikat, helitaustad, see on stereolavastus. Heli liigub kord paremalt vasakule, vasakult paremale. Kõiksugused niisugused jahmatavad asjad käivad selles lavastuses ringi. Ja üks luuletus on 2 korda lugeja ja kuuleja võib mõelda, miks. Näiteks on niisugune luuletus nagu Õhulossid, Eino Sepa luuletus, Õhulossid. Ja see ilmub 1 kord. Ja ma loen seda ilmekalt ja kenasti, nii nagu peab lugema, aga teatud sordiini all. Et kujutades ette okupeeritud Eestis oleva inimese elu ja kus siis on öeldud, et ja elu, kes ehitab tõelise elu asemel. Ei olnud ju tegelikku elu nõukogude ajal. See oli kujuteldav mingisugune tõelise elu asemel, sest ei lastud. Ja siis teist korda, kus ma siis teatud nüanssidel, eriti sarkasmil, lasen üle võlli minna. Tuleb see sama luuletus ja siis ma loen. Ja elu, kes ehitab tõelise elu asemel. Et ühesõnaga see vahe on selgelt kuuldav. Ja selles ma kuulsin ette tulevast Eestit, mis on juba nõukogude võimust vaba, sest ma kuulsin ette, et Eesti saab vabaks. Ja ma ka oma loengutel Rootsis, rootslastele teatasin 80. aastatel, et Eesti saab vabaks. Kõik muigasid. Eesti ei saa kunagi vabaks, see on igavesti nõukogude oma, umbes midagi selles vaimus. Ja mõtlesin, et Eesti saab vabaks 90. aastate algul. Kust te teadsite seda? Sisetunne? Ütleksime niimoodi, et mul on oma meetodid. Ja. Salajased meetodid. Salajased meetodid, jah. Nii nagu minu vanaemal oli salajasi meetodeid. Näiteks, kui mul käsnad tekkisid käe peale ja siis arsti juurde minnes, siis oli väga kurb kuulda, kui arst ütleb niimoodi, et jah, me võime ju ära lõigata. Aga sellest ei ole midagi kasu, sest need kasvavad tagasi. Ja vanaema ei olnud selle vastusega rahul. Aga ta oli Lõuna-Eestist pärit ja ta oli tõesti see, kes minusse oli absoluutselt sügavasti kiindunud. Igal pool olin mina, ees ja taga ja minu eest püüti hoolitseda, hoolimata sellest, et ma nälgisin. Ei olnud söögiraha. Ja vanaema oli sunnitud minema tähetreppidele kerjama, et piruka raha kokku saada, mis maksis 45 kopikat. See oli enne rahareformi, 61. aastal tuli nõukogude rahareform, siis see raha kokkus 10 korda. Ja siis, mida tegi minu memmekene, vana memmekene, võttis mind käe kõrvale ja viis mind Toomemäele ohvrikivi juurde. Pärast väikese vihma oli just vesi kogunenud sellesse õõrsusesse ja tal oli üks paberilipakas käes, kuhu ta oli midagi kirjutanud. Need olid loitsud. Ja ta pani paberi põlema ja õõrus siis selle tuha peopesadel laiali ja siis minu peopesasse sellesse, kus need jõledad vastikud asjad olid ja õõrus sinna laiali ja siis võttis sealt ohvrikivi pealt vihmavett, äikese vihmavett ja õõrus laiali samuti peopessa. Ja umbes
nädal hiljem oli peopesa lage nendest jõledatest asjadest. Ei olnud enam käsnu. Ja keegi ei oska ära seletada. Arstid ka ei osanud ära seletada. Aga vanaemal olid sellised võimed. Lahe. Meil on nii vähe veel räägitud ja nii palju veel rääkida, aga aeg ma tahaksin selle plaadi ära rääkida. Räägime selle lõpuni. Ja ühesõnaga, siis ma olin kuulnud omal ajal juba, kuidas Eestis loetakse. Ja oli mõningaid üksikuid näitlejaid, kes tõesti lugesid ette. Ette lugemine on oma ette kunst, leian mina. Üks nendest oli Hugo Laur. Näiteks niisugune luuletus nagu Kerkokell, kus ta veel mainib niimoodi, et ja lööjaks oli mu oma lell. Tunnetega, elamuslikult. Ja teine oli Voldemar Panso, kes luges ühte luuletust, selle nimi oli vist Hiroshima. Ja siis, kui ta annab oma tunnetele voli, see oli midagi, mis oli huvitav kuulata. Ja mulle see istus. Ja kui ma nüüd ka praegu vaadata, minna Eesti Rahvusringhäälingu arhiivi, vaadata seal William Shakespeare'i sonetid, üle 50 on neid sisse loetud. Ja mina olen nendest lugenud 6. Siis ma ei uskunud oma kõrvu, kui mõned mu tuttavad juba, kes olid selle plaadi jõudnud omandada ja kuulanud ja läksid kohe Eesti Raadio arhiivi ja hakkasid kuulama neid professionaalsete näitlejate esituses William Shakespeare'i sonette. Ja helistavad mulle, ütlevad, tead, nad ei jõudnud ligi lähedalegi sellele, mida sina loed. Ja üks ajakirjanik ütles mulle niimoodi, et aga sa loed ilusamini ja jõudsamalt, sügavamalt. See pani juba mõtlema, siis ma kuulasin huvi pärast ise. Ja ühe näitleja esituses eriti kuulasin ja see on ka selles lavastuses sees, aga minu esituses ja see on niivõrd erinev, kus juures mul oli tolle näitleja juttu või seda lugemist kuulates piinlik selle näitleja pärast. Ma ei oleks iialgi julgenud niisugust asja avaldada. Hallo, see on sonett, kus avaldatakse armastust, kus avaldatakse oma suhtumist valitsevasse olukorda, kus näiteks, eks ole, 37 aasta tõlke lähedal räägitakse siis mustast võimust ja kus siis öeldakse ilusti välja, aga mitte selles nõukogude versioonis. Äkki ütled veel kuulajatele pealkirja, siis nad saavad su kodulehelt vaadata. Need sonetid on 66, 33, aga need on kõik välja kirjutatud. Päevaunelm. See on päevaunelm on lavastus. Ja seal oli siis öeldud niimoodi, et sellest mustast võimust. Nüüd must on võimul ja ilu troonilt veet ja Leila sohi häbi kiusab süüt. Fantastiline. Meie aeg. 400 aastat on möödunud, see on täiesti meie aeg, see on sama lugu. Kelmid ja ühesõnaga ja küll kiitust kuuleb kelmilõust. On näiteks niisugune rida Baconil välja toodud. Tänapäeval kelmid kuulevad kiitust Eestis. Vargad ja need kakistokraadid, kes klammerduvad võimu külge ja kes on elu võimatuks teinud. Inimesed peavad mitme koha peal töötama. Mulle räägiti siin, et tavalisest palgast ei tule enam välja. Ta kõik läheb maksudeks.
kujutage ette, nii nagu Rootsis 83% Rootsi inimene peab ära maksma oma sissetulekutest, 83% ja need on ametlikud ühe panga arved või ühesõnaga nende arvutused. Nad on jõudnud nii kaugele, et 83% läheb ära. Pole siis ime, et Rootsis sa näed tänapäeval pilti, kus pensionärid käivad prügikasti mööda korjamas purke, et neid ära müüa. 1 kroon ja suuremad puledid maksavad 2 krooni tükk. Ja kui sa ikkagi terve suure kotitäie korjad kokku, siis sa saad saia ja piima osta, mis ei ole üldsegi tervislikud toiduained. No täitsa jube mõelda, kuhu nurka inimesed praegu nagu aetud on. Just nimelt. Teiste sõnadega sa oled muutunud nagu orjaks. Ja ma kujutan ette, et mismoodi need kakistokraadid ette kujutavad, kus kõik on nagu vangid riibulistes. Alandlikult ja siis peavad niimoodi istuma seal selle peakakistokraadi ees, kes on oma näo ära varjanud. Ma kujutasin ette seda asja ja tegin ühe niisuguse pildi. Kujundliku pildi tegin just kuulajale või vaatajale, et mida tahetakse siis välja saavutada. Ja see, mis praegu toimub, kus ühel hullumeelsel lastakse laamendada Ameerika Ühendriikides, Valges Majas, kus sõna otseses mõttes pannakse toime reetmine Ukraina rahva vastu ja Ukraina riigi vastu, kus süüdistatakse selles, et hakatakse agressorile vastu ja aetakse ta Valgest Majast välja ja öeldakse kõigepealt, et sul ei ole ju kaarte. Milliseid kaarte? Sa riskid 3. maailmasõjaga, aga kes nüüd riskib 3. maailmasõjaga valla päästes Lähis-Idas suure sõja, mis kuidagi moodi ei taha ära lõppeda ja kellel on nüüd väga head kogemused näiteks troonisõjas, kelle abi vajatakse. Kellel nüüd on need kaardid? Oi, meil on veel nii palju siin rääkida. Meil on siin nii palju teemasid, mis me veel puudutada tahtsime, aga jõudsime ainult mõnda, keda Jüri KGB ja Nõukogude Liidu seiklused rohkem huvitavad, siis on olemas täitsa 400 leheküljeline raamat Öised päevad, mida saab soetada koduleheküljelt, nagu ikka. Nii et see raamat on ju suure tähtsusega just sellepärast, et siin on kõik jõledused sees. Toimikud ka. Ja toimikud ka, dokumendid on sees, nagu omal ajal üks vene ajakirjanik, ajaloolane ütles niimoodi, et dokumentik või nehatite, kas dokumenti ei taha lugeda. Ja kujutage ette, kui Tartus Nõukogude võim ei suutnud kaldapealselt ära korda teha, 20 aastat seisis see niimoodi. Ja niisuguse foto väljasaatmise eest võis vangi minna. Väga, väga põnev. Jüri, kas sul on siia lõppu kuulajatele, vaatajatele mingisugune mõte, sõnum lõpetuseks, mis kas praeguse maailma olukorraga seoses või üleüldse inimestele midagi? Võidelda iseenda eest ja oma õiguste eest ja mitte istuma vagusi ja ajalugu tuntakse liiga vähe ja ma annaksin teile siin ühe huvitava asja, mida teile ei räägi ajalooõpetajad, koolist ei saa seda kuulda, te ei saa tavalistest ajalooraamatutest kuulda, te saate ainult valet ja laimu kuulda näiteks niisuguse keisri kohta nagu Nero. Kui paljud teavad, et Nero andis Kreekale vabaduse? Või kui palju teavad seda, et Nero oli linnast väljas, kui Roomas puhkes tulekahju? Ta tuli appi, kõik on dokumenteeritud, et kustutada tuld. Keiser ise võttis tule kustutamisest osa ja keelas ära puitelamute ehitamise tulevikus. No ma ei usu, et paljud seda teavad. Ja kõige tähtsam, just nimelt Nero ajal intensiivistus üks teatud tegevus, mis juba Augustuse ajal hakkas peale Vana-Roomas. Nimelt seal oli kombeks vabastada orjusest andekad inimesed. Kõik andekad, seal eraldi ametnik oli, riigiametnik, kes käis ringi ja vaatas, oi sa oled andekas selle koha pealt, see vabastati. Talle anti vabastustõend.
ja, või tehti võimalus ennast vabaks osta, kui, eks ole, mingit muud võimalust ei olnud. Ühesõnaga, aga mis on jäetud rääkimata, et Nero ajal see tegevuse intensiivistus. Nero lasi kõige rohkem orje vabaks. Peale selle ta oli ise andekas, ta luuletas avalikult, luges luuletusi lavalt. Ta mängis pilli, lüürat. Kristlased läksid nii hulluks vahepeal, et kui nad süüdistasid Nerot kõiksugustes pattudes, eks ole, siis nad ütlesid, et Nero pistis Roomale tule otsa ja siis mängis rusutel viiulit. Aga see pill leiutati ju alles 1000 aastat hiljem. Nii et inimesed uurige ajalugu ja uurige fakte. Just nimelt. Nii et ühesõnaga, siis te saate teada midagi ja miks ma selle fakti teile tõin? Mulle on jäänud niisugune mulje, et praegu püütakse teid aheldada. Püütakse orjastada. Orjameelseks muutuda rohkem kui Nõukogude okupatsiooni ajal. Ja see kõik on tohutu suure ohuga seotud, sest et kui algab siia võõraste sissevool, siis mis te arvate, et nendel on mingisugust respekti meie kultuuri vastu? Ei ole seda ja mul on väga kurb seda laastamistööd juba ette kujutada, kuigi see juba osaliselt käib. Laastamistöö käib. Ja kuidas see laastamistöö käib? See käib kõrgkultuuri välja juurimisel. Tuleb mingisugune laadaansambel, koolipoistest, eks ole, 16 aastat vanad, mängivad siis oma ansamblis kiiksa-käksa, laulda ei oska, sest et väga paljud noored lauljad laulavad valesti. Ja ma ei saa mingisugust naudingut tunda, kui midagi tehakse valesti. Kui on dissonantsid, kui on mingi kohutav allakäik, degenereerumine. Ja see on niivõrd tohutu võigas kuritegu. Praegu ka Eesti vastu, Rootsis toimub see totaalselt ulatuses. Üks Rootsi absoluutselt kõige paremaid heliloojaid, keda mina olen näinud. Ja huvitaval, ta on heatahtlik inimene ja mind kisub heade ja andekate inimeste poole. Ma ei tea miks, aga tema nimi on Per Lind ja ta on kirjutanud neobarokki. Imeilusat barokkstiilis muusikat, no samal tasemel kui Vivaldi. Ma olen nautinud seda ja siis tuleb talle kiri, kus teatatakse ametlikult. Meie ei kavatse mängida teie muusikat ei praegu ega tulevikus. Ja siis ma pöördun Eesti kontserdi inimeste poole, kes korraldavad kontserte või niimoodi. Ja need alguses lubavad ja siis järsku ütlevad ei. Ega eestlane ei tohi tema muusikat kuulata, sest see on niivõrd imeilus. See on kaasakiskuv, see on imeline, maagiline muusika. Ja kohutavalt andekas inimene ja mul on hea meel kutsuda teda sõbraks. Sest iga inimest selleks kutsuda ju ei saa, selleks on vaja täita teatud tingimused, sest et sõber kõigepealt absoluutselt ei reeda sind. On sul truu, aitab sind kõikides ja öeldakse, et sõpra tuntakse hädas ja nii edasi. Ja mul juhtus ühe niisuguse inimesega Eestis ja ma pidasin teda sõbraks, aga tema kutsuti ka, kui ma olin juba Eestist ära läinud ülekuulamisele, et minu kohta lähemalt teate saada, aga meil ei olnud kokkupuutumist praktiliselt. Mul olid oma lähedased sõbrad, kellega ma salajast sidet pidasin, et mitte neid kahjustada, aga siis tema kutsuti ka ülekuulamisele ja siis ta laulis nagu linnukene. See tähendab, ta reetis. Laulis nagu linnukene. Ja ta oli siis ühele teisele sõbrale hiljem teatanud, ega ta ei arvanud, et Jüri seda lugeda saab. Sest
kõik protokolliti ju. Protokoll pandi kausta ja mina lugesin ja pärast seda. Lugesin seda 92. aastal, ma sain Siseministeeriumi eriloa kogu oma toimikuga tutvumiseks. Ja alles siis saite teada? Jah, alles siis sain teada. Ja siseminister oli tookord Lagle Parek. Niisugune nimi ilmselt tuttav. Ta oli dissident ka omal ajal. Ja ma küsisin, kas ma võin kopeerida. Ja võisin kopeerida. Ja nagu näiteks siis selle Nõo keskkooli direktor Aigro, kes soovitas mind nii kiiresti kinni panna kui võimalik, sest oma loengutega ma segan tema koolitööd. Õpilased esitavad lubamatuid küsimusi, millele füüsikaõpetajad ei oska vastata. Ja siis ütleksin niimoodi, et tõesti tookordsel ajal oli see väga jube lugu, kui sind sõna otseses mõttes reedetakse ja sa loed seda tagant järele. Ma muidugi ei suhtle temaga. Vana-Roomas olid suurimad kuriteod, kui sa tapsid oma isa või reetsid oma sõbra. Ja peeti lubamatuks ja see eriti jube lugu oli ju näiteks 15. märtsil mul oli jälle aastapäev, kui tapeti ära üks väga tähtis Rooma poliitik ja ei tea, kes see võis olla aastaid tagasi. Caesar. Caesari mõrv, kui isegi need, keda ta pidas sõbraks, andsid talle noa hoobi. See oli ju vandenõu. Organiseeritud vandenõu. Ja nad arvasid, et pärast seda on sellel kõigel lõpp ja vabariik tuleb tagasi. Aga nad ei arvestanud ühe asjaga, sest nende oid ei küündinud nii kaugele, et valitseja võis jätta maha testamendi, sealhulgas võimutestamendi, ja selles testamendis määras ta oma järglaseks Augustuse. Ja keisririigi ajastu jätkus. Ei mingit vabariiki, ei mingit korralagedust, vaid kord ja edu. Ja see oli see, millega Augustus jätkas. Ja nii edasi, kuni siis aeg jõudis näiteks Neroni. Ja mida tegi Nero? Midagi pöörast. Tänapäeva Eesti jobudest poliitikud võiksid midagi õppida sellest. Nero läks ju senatiga tülli. Sõna otses mõttes. Sest ta leidis, et 5% võtta elanikkonna käest maksu on häbematus. Et Rooma riik suudab vähemaga ennast klaarida ja selleks on 1%. Ja sellega ei olnud muidugi sõnad nõus, valmis kuni nugade peale minema ja siis saavutati kompromiss. Maks langetatakse 2,5% peale. Ja riik klaaris ennast. Aga mida tegi Nero edasi? Ta tühistas igasugused maksud, mida meie mõistame käibemaksu nime all, toiduainete peal. Nii et poliitikud võtke õppust. Kõik toiduained, mis veeti Rooma sisse, olid maksuvabad. Ja teate, mida mina olen leidnud 300 aastat hiljem pärast Nero surma, kui ta sunniti ennast tapma. Ja talle anti ultimaatum. Kas tapad ennast ise või me lööme sind risti, mis oli tavaline surma mõistetu saatus. Ja siis me kuulutame sind rahvavaenlaseks. Siit te näete paralleeli, kus Nõukogude Liit võttis oma rahvavaenlase mõiste. Ja siis ta oli sunnitud ennast tapma väga noorena. Aga mis tuli välja, oli see, et ta oli kohutavalt andekas, ta kirjutas luuletusi, ta laulis, ta sportis, ta võttis osa isegi olümpiamängudest. Seda tegi kõik Nero.
ja kõik need asjad, mida ta ütles, et ta oli jalaga löönud oma naisele, rasedale naisele kõhtu ja laps selle tõttu surnud. Tänapäeva arstid on teinud põhjaliku analüüsi ja öelnud, see oli üsna tüüpiline tolleaegne haigus, mis tekkis rasedatel naistel ja mingisugust löömist rasedale naisele kõhtu, sellest ei saanud juttugi olla. Ja kõik tüüpilised sümptomid, mis olid kirjeldatud, olid antud. Et niisugune kohutav laimamine on käinud. Ja kui 300 aastat hiljem ma tutvusin lauludega või luuletustega, kus igatseti taga Neero võimu. Rahvas armastas teda, mitte ei vihanud. Ja sellest ei räägita. Vaid korrutatakse oma vana joru, jama, tutvumata originaaldokumentidega. Sest eks dokumendid näitavad selgelt, et Neero oli selle tulekahju puhkemise ajal linnast väljas. Ja ta otse kohe, kui talle kuller tuli teatega, sõitis ta Rooma ja osales tule kustutamisel. Need kõik niisugused momendid on väga olulised momendid ja seda võiks nagu inimene teada. Sest et väga palju paralleele tekib. Nii et tutvuge dokumentidega, käige arhiivides, ärge uskuge kõike, mis te kuskilt kuulete. Ja õppida keeli, sest väga paljud asjad ei olegi üldse tõlgitud ära, nagu näiteks, eks ole, algmaterjalid Shakespeare'i näidenditele, mis olid originaalkeeltes ja joodikust näitleja ja andetu näitleja Shakespeare ei valdanud neid keeli. Nii et seiske enda eest, kaitske ennast ja ma arvan, meie peame siin teise osa veel tegema, kui mitte 3. ja 4. Meil on nii palju asju veel rääkida. Jüri, aitäh teile, et te tulite. Jah, palun.